Nii, tervist, kallid kaasmaalased, eurooplased, kliimaentusiastid ja homoseksualismi eestvõitlejad. Me oleme kokku tulnud järjekordsele, seekord eriti pidulikule Kaja Kallase õnnistamise söömaajale, kus me siis seda, mida liberaalne demokraatia on meile andnud, manustame ja täname siis selle eest režiimi ja režiimi nagu tähtsamaid tegelasi, kellest kõige teenekam, targem ja ilusam on loomulikult meie enda Kaja Kallas, seekord küll kõrges Euroopa ametis ja see on minul sai nüüd õhk otsa, et olge head, jätkake seda püha teenistust, kus me siis nagu kiidame ja täname, et raskel ajal on meil ikkagi nii hästi läinud. Ja, tere. Et sellest saab varsti juba 3 aastat, kui me alustasime selle esimese tänuüritusega, tänusöömaajaga. Ka see toimus Saaremaal. Tookord oli meie selja taga oli meri, nüüd seekord me oleme ise merel. Kuid meil oli põgenemas siit, nagu meie liitlasvägede võimsamad sõdurid uppuvalt laevalt. See laev ei ole plaanitud uppuma. Samuti ei ole korraldamas me laevamatust, vaid ühte uhket tänusöömaaega. Ennetav rünnak. Ja me tahame ümber lükata kõik need väited, mis on Kaja Kallase vastu suunatud. Järjekordselt olid need, et Iisraeli riik süüdistab teda selles, et ta kuidagi on valesti nagu mõistnud seda, nagu Kaja Kallas süüdistaks Iisraeli riiki ja võrdleb teda Lõuna-Aafrika apartheidirežiimiga. Mida need israeliidid ka teavad? Täpselt. Meil on Euroopa kombed siin. Ja. Meil on oma kultuur. Meil on sõjavägi. Me võidame. Kindlasti võidame. Nemad seal kaotavad. Aga sellel tänusöömaajal tahame me meeles pidada ka Vanasiimu ennast, sest ilma temata poleks meil Kajat. Ja Vanasiim on mures, sest ütleme, Reformierakond, tema sõnade järgi pole enam see Reformierakond, mille ta kunagi lõi, millesse inimene kõik kogu oma säästud, ütleme, hoiukassa säästud panustas, hiljem lausa 10 miljonit investeeris ja kogu oma mingi väärtpaberid veebfondist. Ja nüüd tahab see kõik nagu tal käest libiseda, kus kuhugi rohelistesse torudesse või lausa Hormuzi endasse. Ja kas see noor põlvkond, kas nad on tõesti nii tänamatud? On. Et nad ei läbe, nendel ei ole kannatust, et oodata natukene, et siis kui juba inimene ise on siit läinud ja siis kõik alles hakata kõike seda maistvara nagu jagama. Ei, nad tahavad kõik juba 10 küünega kõik endale krabada. Ma tänan ja äkki keegi saab siit jätkata. Mina mõistan, miks see noorem põlvkond ei ole väga tänulik, sellepärast, et nad mäletavadki ainult seda aega, mis on hästi. Et võib-olla vanemad inimesed oskavad võrrelda millegiga, aga mina ei oska ka tänulik olla, sest kogu aeg on nii hästi olnud, et kuidas ma siis saan aru, et on hästi, kui ma ei tea isegi, mismoodi halvasti, et see on olnud. Võib-olla ei tea üldse, mis asi see halb ongi, mida see sõna tähendab. Jah, et ma olen küll tänulik, aga ma täpselt ei saa aru, mille eest, sest kogu aeg on nii hästi. Et kui meil ei oleks Kaja Kallast olnud või kui meil ei oleks praegust valitsust, kes on ka ilmselt siis Kaja Kallase järeltuli, aga nad ei saa halvemad olla ja kõik on ju kogu aeg läheb järjest paremaks. Nii on. Meile räägitakse, et me oleme sõjas ja sõjas peab aina kannatama. Siis tegelikult ütleme selle ütleme meie praeguse röövretke mingi viimaseks piisaks karikasse võib öelda sai see, kui need Rootsi mingi jalgpallihuligaanid seal Lilleküla staadionil tualettides märatsesid. Ja nüüd meil on plaanis minna Sigtuna peale, tuua tagasi kõik need peldikapotid, sest kui meie neid ei võta, siis tuleb Putin ja võtab nad ikkagi ära. Jah, see on, ütleme, et jah, liberaalsel demokraatikal on üksikuid probleeme, aga süsteem on õige.
no ma tahaksin nagu, et siin ei jääks sellist paanika tekitamise ja vaenu külvamise ja õõnestamise muljet, et Reformierakonnaga on midagi halvasti. Tegelikult ei ole. No ta võib lõheneda, ta võib täiesti maapõhja vajuda, ta võib ära mädaneda. Ega sellest midagi halvasti ei ole. Reformierakond on oma eesmärgi täitnud. See on, ma toon sellise elulise näite nagu peldikupaber. Vaata, kui peldikupaber on ära tarvitatud, siis teda ei lähe enam vaja, ta lastakse torudest alla. Samamoodi rohelistest torudest ära unusta. Kõigist torudest. Nii, ärme nüüd ajame juuksekarva lõhki. Reformierakonna eesmärk oligi nagu aidata takka Kaja Kallase karjääril. Kõigepealt, kes ta seal oli, polnud nagu õieti midagi, siis oli Reformierakonnas, siis ta oli juba tähtis Reformierakondlane, lõpuks oli ta vist koguni peaminister. Raske on ette kujutada, et nii tähtis inimene oli nii tühisel ametikohal, aga elu nõudis seda, et ta jõuaks teha järgmised sammud nagu taevale lähemale ja nüüd ta on seal. Ta on kohal. Tänu temale sõda edeneb, tänu temale on tõusnud Eesti majandus vist juba 1,1%. Inimesed ostsid viimasel kuul 1% rohkem toitu. Kellele me sellest tänulikud peame olema? 2-3 aastat ainult toidu ostmine langes, aga nüüd tõuseb. Nii hästi Kaja Kallas valitseb Euroopa Liitu. Mingeid vastuväiteid ei saa olla, meil on karmid faktid. Hinnatõus oli ainult 0,5% kuus. Järelikult 0,5% jäi järgi ikkagi. Mina ikkagi, ma ei oska nagu tänulik olla, aga meil otsitakse, ma olen kuulnud, et otsitakse presidendikandidaati. Et nagu, ma ei saa aru, kas inimesed on pimedad või kurdid või meil on olemas. Miks meil on veel kedagi vaja? Kui meil on olnud Kaja Kallas, siis ta võibki ju sümboolselt sellesse ametisse ju jääda, ta võib olla ükskõik mis ametikohal korraga. Väga mõistlik mõte. Oleks ju palju lihtsam ja õiglasem. Senikaua võib isegi olla Siim Kallas, ja siis tulla Kaja Kallas. Tegelikult võib olla ükskõik kes, peaasi, et tal on Kaja Kallase mask ees. Vello võib olla see president. Nagu me näeme oma silmaga, et ta ikkagi sarnaneb Kaja Kallasele, ta ajab Kaja Kallase ilmeksimatut ja õiget poliitikat, mis on toonud meie õuele immigrandid. Mitte Valgevenes, need on halvad immigrandid, tema on toonud meile immigrandid Kreekast, samad Somaali immigrandid, aga need on head, nad toovad meile õitsengu, nad rikastavad kultuuri, panevad aluse innovatsioonile ja tagavad lõpliku heaolu ja külluse. 1% on juba kohal. Nii, aga mul ongi nüüd plaan, et rääkida sellest küllusest, et meil küll on tänane meie see tänu söömaja laud, et ta võib olla küll pisikene, kuid ta on ülimalt külluslik, rikkalik. Ja meil on tegelikult isegi 2% rohkem toitu kui eelmisel korral. Mitte ainult 1%, et me oleme rohkem pingutanud. Oleme pingutanud. Ja kuna meie maala vaade on ka nagu niisugune superluks, siis meil tuli see väga hästi välja kõik. Ja me oleme kaua oodanud, me tahaks nüüd seda küllust kõike maitsta. Ja kartuleid tahaks. Ja seakartuleid täpsemalt öeldes on. Ja nüüd on sedasi, aga ulatame siin, meil on siin üks päris viiking on ka laevas, on. Tema nimi on Kristjan, ta on ristitud viiking. Nii, et anname ka talle ühe taldrik, ulata temale ka siis, et ta saab ka sellest tänu sööma. Anna see sama valmis, jah. Anna talle, et tema saab ka sellest sööma ajast osa. Palun. Nii see elu läheb meil järjest paremaks. Järjest paremaks, jah. Aga midagi, hakkame siis seda head paremat, mida liberaalne demokraatia on meile andnud, luusse laskma. Jaa. Meil on siin, traditsiooniliselt on meil laual, on ka, võiduvädi viin. Seekord on pipranaps Ukrainast. Mee ja pipranaps. Ja. See on nagu meie tänase progressiivse maailma nagu essents, eks ole, magus, see on nagu homoseksualistide ja progressistide ja sotside jaoks magus, aga nende vaenlaste jaoks kibe nagu pipar, valus. Sellist jooki siis joome, aga igal asjal on oma mõte, see on rituaal, mitte lihtsalt. Ja see on nagu Ukraina troonirünnak, väga piprane. Kahjuks meil seda liha ei ole, mis oli selle Sibula reklaamiga. See on kallis. No seda ei jaksa osta, jah, ja seda ei olegi vist enam. Aga meil on samas, meil on põdraliha ja siis meil on sedasse, et vaata ka nagu indiaanlastel, kuna meil seisab ka nagu see pikk merereis seisab veel ees,
ja siis on ütleme nagu indaanlastel oli selline roog, mida nad tagavaraks tegid, oli nagu pemmikan. Ja see oli, kas siis oli mingi hirveliha, siis mingi rasvaga segatuna või oli ta mingi pühvliliha, piisoniliha on ja meil on põdraliha. Kuivatatud marju oli ka hulka pandud, et saaks vitamiini. Jah. Aga ütleme, kuna meil ühtegi hüljest me pole siin tabanud veel, et siis meil hülgerasva asemel meil on Ukraina pekne, et see on see, mis annab meile energiat. See pikal merereisil. Ja vitamiinid saame seakartulist. Jah. Aga kuna see merereisiga oli veel üks sügavam eesmärk on see, et kuna kohe siin nüüd ütleme selle sama aasta nüüd lõikuskuul peaksid saabuma nüüd esimesed Rootsi vangid sinna Tartu vanglasse, siis me nagu ennetame seda ja ka me lähme ka Sigtunasse, me võtame mõned vangid, toome nad kaasa, aga meil on see... Ei jõua ära oodata. Ja kuna... Miks ainult tartlastele, miks ei tooda Põlvasse? Me tuleme appi praegu Põlva rahvale, kelle tungival soovil nõutakse vange. Aga vange pole. Keegi peab töö ära tegema. Aga me peame nad tooma elusalt ja sellepärast on meil rohkem süüa, et nad elus püsiksid kuni vanglasse jõudmiseni. See ei ole nii tähtis. Päris hea liiv, mis teeb? Põlva inimene on nii raskes olukorras, et need vangid ei pea kõik elus olema. Nad jäävad rahule, usu mind. Isegi kui pooled on elus. Sealt tuleb suur tänu meie üritusele. Aga pakume nüüd, kui püha üritus on siin veel napsu ka, et meil on siin... Härra kaptenile ei tohi valada. Kaptenile pakume siin, et meil on Rothschildide jooki. Ma panen endale ka seda. Kaptenile vist oli kohustuslik, ma sain aru isegi. Kuni 0,8 pidi olema kohustuslik. Aga kapten äkki tahab meil siin otse, pane kaptenile ka siin. Meil toope rohkem. Tuleb toop ka. Anname ühe toobi ka, anname kaptenile ka siit. See on nüüd vana Euroopa moodi. Spetsiaalselt anumast, joogi anumast. Nii, et siis... Kes toosti ütleb? Ma tea, siin peaks olema nüüd Kaja ise, sest see on... Jah. Kes nagu samastub praegu Kajaga. Aga... Siis on lihtsalt, me peame vaikuses võtma. Või on nagu ikka Kaja. Ütleme vanade viikingid. Ütleme skuul. Mul tõmbab jalan. Aga kui sa, Reimi, ütled, et meil on seakartulid, et kas seakartuli võib ka seakatk külge tulla või? Ma ei tea, kas ta kartuli kaudu levib, aga igatahes ka mingi ütleme, teisi lojusid ikka sigalate ligi väga ei taheta lubada, et pidavad nagu lojustega levima, mitte kartuliga. Ja siis on ju, kui nüüd rääkida veel, et siin me nagu laeva peal oleme ja siis rääkida nagu rannarahva traditsioonidest, siis mul üks hea tuttav, sellest on praegu möödas, ma ei tea, umbes 20 või 25 aastat. Ja temal olid vabapidamise peal, õigemini tema ostis ära, et vabapidamise peal olnud lambad, see oli Kõrgelaiu peal, kus oli kunagi see Robinsonidega see saade. Ja siis, kui ja need vabapidamise peal lambad, need olidki siuksed päris metsikud ja nägidki nagu siuksed päris omamoodi välja. Aga siis oli ju see lugu, kui Euroliit ennast nagu korralikult siin nagu kehtestama hakkas ja kõik nagu lojused peavad saama mingit moodi nagu märgistatud. Ütleme, QR-koode siis too aeg ei olnud, aga mingi plastika asjad nad pidid ikka kõrva saama. Ja asi oligi nii hull, et need reeglid ja see nimetati, ütleme, seda kõike nimetati nagu selle toidu julgeoleku ja toidu turvalisus kõige selle nagu nime sildi all. Ja asi lõppes sellega, et ta oli sunnitudki need lambad nagu tapamajja vedama. No aga nüüd oleks viimane aeg see... Teised lambad ei kannataks, siis tuli osad lambad tuli hukata. No jaa, aga nüüd ma saan aru, et Euroopa Liidus on see, keegi on seal hulluks läinud peast igades, sest öeldi ju välja, et see veised ja kõik sellised lojused enam ei olegi mingisugune planeedi oht või mingisugune süsinikuallikas, vaid on ikkagi toidu julgeoleku tagatis. Et ma ei tea, see on ka nagu päris imelik jutt juba. See on puhta vale. Ütleme nüüd niimoodi. Aga kui meil planeeti ei ole... Oli oht planeedile, peeretasid ja kliima läks hukka. Mis nad on peeretamise ära lõpetanud? Ei ole. See on puhas mingi Vene propaganda jälle, eks ju. Tahetakse lihtsalt, et meil planeet hukkuks. Et siis
see planeet on mingid tüübid ära tüüdanud. jah, see on nagu ka väga Ma imeline. arvan, siin võivad süüdi olla ka mingid soomlased, kes mingi Soome ametnik on sinna saanud kuhugi. Just soomlastel on ju see, et nendel on ju soomlaste toidujulgeolek on, muideks on põdrad pidid olema. Põdrad on toidujulgeolekuga üks alustaladest. No ja siis ta võib sellist juttu rääkida küll, et oligi vist Soomes viimati, ma arvan, sellel tüübil oli borrelioos, sellepärast et Soomes pidid olema parmud, mis levitavad borrelioosi. Et ma arvan, et ta oli lihtsalt haige inimene, kes sellist juttu hakkas Euroopa Liidus ajama. See võib äkki olla. Ma just maitsesin siin seda leiba, paljud enam ei mäletagi, see oli eelmise kommunismi ajast oli selline leib, nagu on Borodino leib ju. Ja veel vähesemad teavad, et kus see nimi nagu üldse pärit on, et see Borodino, see legendaarne olikond, see oli nagu see idapoolsete talad, et selline sümboolne oli kunagi see mingi Borodino lahing ju. See oli see, kui Napoleon sinna idaaladele tongis ja oli see, kus saavutati küll hetkeline taktikaline võit, aga Vene väed taganesid. Aga kui ühel suurel mingi maal, tal on seda sügavust, kuhu taganeda. Ja lõpuks oli see, isegi Moskva võeti ära. Aga lõpuks oli see, et külm ja nälg. Ja kõik see Napoleoni sõjavägi taganes sealt. Aga muideks tollest ajast on see, et kuna seal prantslaste vägedes olid kõiki teisi Euroopa rahvusi oli ka, oli seal mingi itaallasi oli, poolakad oli ja kõik oli, siis tänapäevani venelastel ju see, et nende jaoks ju kõik teised rahvad ju, kes nagu lääne pool on ja kes nagu vene keelt ei räägi. Need on kõik on frantsuse, kõik on prantslased ju. Aga kaotasid nad sellepärast ilmselt, et Rootsi vange neil ei olnud. Ja neil ei olnud kliimateadlikkust. Ja pealegi olid nad heterod. See on nagu täiesti kindel. Ja läkski. Mis sa tahad? Nii läkski. Et siis tasub õppida teiste vigadest. Sest Ukraina armees oli ju, neil oli vist äkki see mingi pressinõunik või kes iganes oli ikkagi kväär või mis iganes inimene ta oli. See oli puhta kväär muidugi. Ja vaata, kui hästi neil läheb kohe. Ja teine neil oli ka üks väeosa, ma ei tea, kas väeosa oli, aga see väeosa märk oli selle ükssarvikuga. Ja venelastel ei ole midagi, neil on mingi... Neil pole ju kvääri haisugi. Just, mingi Z, mis sa teed sellega. See oli ka pole muud, kui lihtsalt sure. Jah, sure. Midagi üle ei jää. Sure ära. Nii läheb. See on küll hea, et see sõda praegu hästi läheb. Ja hea, et nad selle, mis see arbuusipäina või mis nad kinni panid. See on nagu ka väga hea. Muidu sealt tuleb veel seda naftat ja planeet veel hullemasse seisu. Isegi see nafta sealt tuleb, aga sellest ei ole suurt lugu, vaata kui ta on kallis. Kehvik ei jõua ei osta. Ja siis saab igast vaesest rotist nagu maailma päästja. No ei saa lihtsalt maailma hävitada, pappi pole. Just, ja ongi korras. Ja Venemaa oma põletame lihtsalt ära, hästi kähku korraks. Tekib võib-olla mingi probleem. Jah. See on ainult korraks. Autos põletad, see on katastroof. Kui sa paned vantidel nagu põnema koos mingi tehasega. No see kõik oleneb, kes selle põlema paneb. Just. Mis kui Valgevenemaalt tulnud somaallane paneb Venemaale midagi põlema. See ei ole väga. Aga kui tuleb somaallane Kreekast ja paneb Venemaa põlema. Palju parem. Superluks. Palju paremat ei teagi midagi. Nii käib. Jah. Muidugi Trumpi tuleb ka selles osas kiita, et ta ikkagi üritab seda väina lahti teha. Või vähemalt ta teeb seda nägu, et ta üritab seda lahti teha. Jah, ta on täpselt sedasi. Ta on selle kogu aeg lahti teinud. Kui iga nädal tehakse see korraks lahti. No ta on nagu Maxima, eks ju? Jah, see hommikul lahti, õhtul kinni. Pole väga midagi uud selles ei ole. Meie teame, kuidas see asi käib. See on nagu kotisuu, aga meil siin on täpselt see, et ütleme täpselt see nagu see valulävi on selle sama 2 euro peal liiter, et täpselt üle selle ei läheks, ja nii see elu kulgeb meil tasapidi. See on kõik tühja asi. 70-ndatel oli ju naftakriis, kus venelased ja araablased tegid siukest sikku, et ma ei tea, kui kalliks see bensiin läks, sentide pealt läks ikka dollarite peale. Paarkümmend korda, ma arvan, umbes. Et
siin on veel aega. et tundke rõõmu 2 eurosest, varsti on 20. Noh, kes ajalugu tunneb, see teab, et ega see nii ei jää. Araablased on nagu täkku täis läinud, siis hoia ja keela. See oli aeg, ütleme hetk, kui ameeriklased hakkasid ostma ka Jaapani autosid. Aga peab sellel inimesel siis üldse see auto olema, et meil on olemas ju, kes see Riigikogu liikmetes sõidab juba isesõitva autoga ja ega see ei pea sinu oma ka olema, et see on ju ka jälle ju kliimaprobleem on kohe lahendatud, kui meil oleks... Sa sõidad võõrautoga. Jah, täpselt. Või kõigi autoga. Kõigi autoga, jah. Hoos. Jah. Kastirattaga. Või kastirattas täpselt, eks ju. Et meil on veel siin traditsiooniliselt siin nagu kaadri taga on saarte hääl täna. Et teda oli nüüd hetkel kuulda. Muideks siin on see, et siinkohal tahaks tervitada veel nagu rohelisi, kus tulevad ainult head ideed. Et ei oska ühtegi halba rohelist ideed nimetada. Et roheliste arvates tuleks kõik purjelaevad keelata, et nendele tuuleparkidele tuult jaguks. Nii et meil on siin täna puri on eisatud. Nii et ütleme siin mandri peal võib esineda ajutisi häireid võrgus. Käivadki nagu aeglasemalt seal. Et praeguse suuna järgi on nii, et võib see Tootsi tuulepark võib mingiks hetkeks tuulest ilma jääda lihtsalt. Aga meil on lihtsalt see, et meil on ülla eesmärgi nimel, et nii nagu Bill Gates võib sõita eralennukiga ja öelda, et see on kliimale tegelikult kahjulik, aga kuna tema võitleb planeedi eest, meie võitleme ka Kaja Kallase ja kõigi teiste eest. Ma arvan sedasi, et inimesed võivad siin nad kannatavad ära, et see on ikkagi see, et kuna... See on ikkagi puust laev, siin ei ole maaki välja ka. Ei, seda küll, aga nad on nõus ka natuke ilma elektrit olema selle nimel, et nad saavad ikkagi kindla peale, et need Rootsi vangid omale. Selle nimel on ju inimesed nõus loovutama üldse kõik. Jah. Et kui sinult küsitakse, anna mu lapsed polikliinikule katsete jaoks, muidu ei saa Rootsi vange, mis sa teeksid? Mis sa teed selles olukorras? Mina juba näiteks teleka andsin ära, et mul ei ole rohkem seda ajupesu vaja. Mul on kõik on selge. Aga internet on alles, arvuti on alles. Polegi tahkem, kõik toimib. Ja vangid tulevad ka. Ega sa ju võid kõik ju anda ära, sest mis vahet seal on, kellele sa annad, et ei anna omadele, et siin ütleme, siis tuleb Putin, võtab nagunii kõik ära. Nii lihtne ta ongi. Parem anda enne ära, sest Putin, siit pole midagi võtta, mis ta tuleb siia. Mõistlik. Ma imestangi, et meie maavarasi ei taheta veel kiiresti turvalisse kohta toimetada. Et võiks ikkagi hakata kiiresti pihta, aga ma arvan ka, see on jälle mingisugune Putini propaganda, et kallis ja ei saa kätte ja ikkagi kähku välja ja minema. Ma arvan, et ega kaua ei lähe, ega see mingi varsti hakkab see meil see Häädemeeste raudtee hakkab valmis saama, et siis vähemalt see ütleme talle mingi Pandivere fosforiidi või selle Maardust selle fosforiidi saab vähemalt kuhugi mingi sinna Häädemeestele, sinna mingi Läti piiri äärde sohu ära uputada vähemalt. Peas, et ta oleks maa sees. Aga kui ta on juba maa seest välja toodud ja Häädemeestele hunnikusse pandud, esiteks ilus vaadata. Esteetiline, mäeahelikud tekivad, sinna polegi vaja sõita. Sinna Saksamaa poole mäed omal olemas. Seal võib mõni ooperilaulja ka seal mäe vahel nagu kaagatada, ega see keelatud ei ole. Ja siis saab kogu selle Euroopa asja kätte siin samas. Ja fosforiidimäed, minu keemia nii ei ole, aga need elendavad ka siis öösel või? Isegi kui elend on natuke radioaktiivsed. See on veel parem. Siis pole tuumajaama vaja ehitada, kui sul on see... Tuumamägi. Jah, kergelt radioaktiivne. Okei. Võib-olla ongi parem, kui radioaktiivsus ilma tuumajaamates, nagu elektrit ei ole, aga radioaktiivsus siiski on. Jah, et isegi kui peaks kunagi tuumajaam tulema ja sellega midagi juhtuma, siis me oleme juba harjunud. Treenitud. Jah, väikeste doosidega hakkad pihta. Radioaktiivsus on selline hea asi, kui sa sellest elektrit ei tooda, ja siis ta paneb lihtsalt sama litaka paneb ära, siis ta püsib seal igal pool nagu mingi, looduses ta püsib mingi mitusada aastat. See on nagu praegu see Tšernobõli ümbrus on. See on nagu Saudi Araabia, neile, eks ole, ameeriklased annavad nüüd tuumapommi või selle tuumaprojekti. Nad ütlevad, et see on tuumapomm, see on rahumeelne aatom. Ikka. Aga mingit kontrolli niikuinii sealt välja ei tule. Kunagi nad andsid ju hiinlastele, või mitte hiinlastele, iraanlastele rahumeelse aatomi. Kui šah seal veel majandas, pidid tegema 20 tuumajaama, igast asju, laboreid, rikastamisse asju, kõike, prantslased, sakslased, kõik majandasid seal tuuma asja.
väga hea oli, rahumeelne aatom ikkagi. Atoms for Peace, selline projekt. No näed. Aga need hävitajad, mis meid siin kaitsevad, nende kohta öeldakse ka ju kenasti, et kui sa seda kuuled, siis see on vabaduse sosin. Et siis võiks ju, kui peaks olema mingisugune tuumarünnak kuskil toimuma, siis see tegelikult ka, see on ju rahuseen, mida sa näed. Et kui ta kaugelt niimoodi sul kumab. Lihtsalt õnne ja headuse seen. Jah. Ma pean kõiges nagu halba nägema. Just. Sõda on ju hea. Jah, no muidugi, kuidas ta siis halb saab olla? Kõik oleme sõja poolt. Jah. Mis siis pommi poolt ei ole. Just, kuidas see siis ilma pommita sõda pead? Sõda see selline on, naljamehed. Ma saan aru mõõgaga, ma võin minna, eks ju, aga no see ei ole nii efektiivne ikkagi. No ta on kliimateadlik, aga ütleme jah, drooni vastu näed. No saab, aga no, raske, keeruline. Raske. Aga no proovima peab. Ja olgu, mis on, seda peab ütlema, et sõjapidamine on läinud kliimateadlikumaks. On ju, vanast olid tankid, tohutud kobakad, raua, kuradi tükid, õudne kütus läks jama. Kus need tankid nüüd on? Põletati ära, keegi need enam juurde ei tee, pole mõtet. Fiisike droon on ju plastmassist, piinise. Elektriga. Läinud tank. Ja teate, kuidas elu ise nagu paneb asjad korda, et rahuajal inimesed sõidavad ringi veel autodega ja raudteega, raudbetoon majades elavad. Tuleb sõda. Kõik see on läinud. Midagi ei ole. Kõik elavad mulla sees. Üldse ei ela. No jah. Aga sageli juhtub ka seda. No mis sa paremat oskad ette kui juhtub. Jah. Sealt ei eraldu mingit CO2 ka, kui sa oled seal mullal just. Sealt ei võta enam. Ei. Midagi võib-olla natukene tuleb, aga see on ikkagi palju vähem kui see, kui diiselmootoriga autoga ringi see. Mul on teile ka nüüd üks küsimus, et me siin ikkagi ikkagi mõtleme, kui võimas on Kaja Kallas ja ütleme, kui tuntud ta on ja nii ja esitaks nüüd küsimuse, et kui me ütleme lõpuks, et meil nüüd filmitakse ka seda Püha söömaaega siin ja kui see nagu eetrisse jõuab, peaks jõudma millalgi. Et siis tahaks näha, et kas nüüd ütleme, kas nüüd Kaja Kallas on populaarsem või on Silvi Elvese pulmad olid, millest ka nagu see avalik salvestus tehti. Ma arvan, et kõige populaarsem oleks see, kui Kaja Kallas oleks käinud Silvi Ilvese pulmas või oleks ise olnud Silvi Ilvese asemel ja siis selle härraga peale. Siin on nüüd see, et üks hetk, mis võib ka selle üle lüüa, see pole ka võib-olla isegi mitte väga kaugel, meil on ju üks superstaar on meil veel, see on see, ta on meie praeguse selle maaeluministriga mingi... Terras või? Tema mingi eelmine tüdruksõber vist, kes see oli? Kodanik Hunt. Ja temal on nüüd see, et kui nüüd peaks mingi hundikutsikas tulema, kui selle hundikutsikaga ilmavalgust nägemine, kui seda peaks nagu filmitama, see võib sellega üle lüüa veel isegi. Et nagu otse-eetris? Ja otse-eetrisse nagu on ju. No see on ikkagi... Et kes nüüd ikkagi on see kõige populaarsem, et mina tahaks seda teada. Me peame pea alla panna, mingi droon tuleb. Jah, aga... Just ei tule. Ei tule. Läks üle. Seekord vedas. Võtan rahustuseks. See oli tiibakett äkki. Oli, mis ta oli, aga... Ega sinne ei annaks varjuda niikuinii ju. Jah. Ei no seal, kus mina elan, seal mul ikka vahepeal tuleb neid häireid, et droon. Aga mina tean, et see on rahudroon. Mina ei ole kunagi kartnud. Mina jooksen välja ja käed jalad laiali niimoodi. Tule. Ukraina droon. No mis sul saaks Ukraina drooni vastu olla? Lilledega võtad ju vastu, kui tule. Nii nagu vanad käis. Ta ei tule sinu elektrijaama õhku laskma. Ta läheb ju Ust-Luugasse või kuskile, ma ei tea, võib-olla Piiterisse endasse. No täpselt, ma tahan ainult anda talle häid soove kaasa. Ja see on nagu tõesti mõttetu hoiatus. Sõbraliku drooni eest hoiatame, mida. Ja kui see lendabki mõni sinna kuskile mingi Auvere korsna pihta või... See Auvere niikuinii ei tööta. Seda see droon saaks nagu halvemaks teha. Ja vaata, vanasti oligi Vene värk vajas raputamist, eks. No nüüd on ka, et ei tööta, paneme ühe matsu, et äkki hakkab tööle. Ja peale seda ta vist töötas ka natuke. Me tahab mingi, ma ei tea. Seal vahetab prantslane või Vene. Paar nädalat töötas, kui siis, ma ei tea, siis oleks vaja. Teist drooni ei tulnud. Ei tulnud, jah. Oleks olnud vaja. Ai ja see on ikka, mõtlen, poleks ju üldse mingit varianti, kui sõda ei käiks.
no nüüd on meil 200, eks ole, Hormuzi vein, see on väga hea, see tõstab bensiini hinda ja loomulikult kutsub korrale igasuguseid kabajantsikuid, hiinlasi, venelasi, no kes seal kõik kambas on, eks ole, sellised kahtlased tüübid. Noh, nüüd ei ole neil enam bensiinigi, isegi Venemaal pole enam bensiini. Ei noh, meil on. Kliimale on hea. Kliimal on hea ja lihtsalt nagu tõstab tuju, igal hommikul võtad ajalehe, vaatad, jälle kõik Venemaal põleb. Sa poiss. Sest kõik see, mis ära põleb, see ei saa ju kuidagi kliimat enam kahjustada. Et see on... Ja eks on lootust, et see asi hakkab seal natukene segamini ka minema, et sest praegu on ju teada, kes keda ründab enam-vähem, aga kui 200 käib korraga, siis võib nagu sassi ka minna, et Ukraina ründab Iraani ja siis Iraan ründab võib-olla lõpuks hoopis Venemaad kogemata ja no see võib seal väga segaseks minna. See imesta. Ja nad on seal kõik ju poologarad. Ime, et nad üldse... Ja Ameerika ründab ise ennast. No, seda nad on ennegi teinud kogemata. No juhtu. Mõned tornid ette jäänud. Mõni asi, ega neil on rohkem torne, selle paari torni pärast ei maksa muret seda. Ma arvan ka. Ehitatakse üles selle. Majandus tõuseb. Ega midagi halvasti ei ole selle pärast. Meil ei ole näiteks ühtegi torni, ka elame. Me korstnad. Korstnad muidugi on, jah. Seda ei saa ehitada. Aga vaata, kui kõvad korstnad pannakse hea drooniga litter ära, korsten seisab nagu vana mees edasi. Just. Venemaa põleb, aga meie korsten ei tee teist nägugi. Mis tähendab hea korsten korralikult tehtud? Vahet ei ole, et jaam ei töötab ja korsten on korralik. Võib uue jaama ehitada selle korstna ümber ja see hakkab kindlasti tööle. Need korstnad... Ei pea ju töötama, see on jälle kliimale hea, kui ei tööta. Ja põlevkivi hakkavad põletama seal hullud. Kõik need droonid, mis sinna korstna peale raisatakse, need võib täiesti korstnasse kirjutada. Jah. Ega veini kuidagi pole kellelgi anda, aga et need kuidagi lonksu kuidagi seda Jeesuse kuidagi veini, aga paned siin vee peale kõndima kohe. Meist saad ise veini teha. Ei ole mingi probleem. Veepuudust ei ole. Aga kas on üks ühele või? Sama palju kui on vett, sama palju tuleb veini ka või on mingi kadu? Ei tea, eks ta vist on enam-vähem sama. Kui ei ole öeldud, et kadu oli, siis kadu ei olnud. Küll skandaal. Ämbri täis vett oli, tuleb pool ämbrit veini. Kus ülejäänud? Kes ära jõi? Mingi prantsuse paat või? Mingi oranžid vestid või kollased vestid või? Täpselt siia poole. Tulevad appi meelt avaldama. Need on need Vahemärad siia olnud. Filmi seda ka. Vaatame, et mingi migrante tuuakse ka veel. Migrandilaev. Jah. Tundub, et siin on mingi migrandilaev ka meid jälitamas. Et me ei pea isegi, osa saame siit kohe niisama küüti, et ei peagi ise palju vaeva nägema. Need tulevad, annavad ise üles ennast vaata. Ja. See julged poisid. Ja, oota, nendel peaks varsti bensiin otsa saama, võtta, küll me siis nad kätte saame. Jah. Nii on, jah. Rõõmsad näod tulevad Hormuzi veina poolt, aga varsti ei ole enam. Ei, muidugi. Vähe on neid natuke, aga mis seal ikka? Ootame veel. Äkki peab mõni paat veel? Peaks elu minema, et nad enam ei tuleks. Jah. Ma ei kujuta ette. Aga kunagi ammu oli ju see mingisugune kuskilt Aafrika riigist mingisugune sportlane tuli siia ja juba vangutas pead, et kuidas teie siin hakkama saate, et teil on majandustase nagu selline, et täitsa õudne. Jah. Mis nad siin nagu ronivad, et neil on peale makstud ikkagi kõvasti, et nad tulevad. Kõige viimased. Meil nagu läheb paremaks. Viisakad inimesed vaatavad, et juledus, kuhu ma olen sattunud. Kähku tagasi minema. Ei, siin ei kannata minna. Jah. Ei, nagu Soros kinni maksab, ega siis ei ole hullu, siis võib igal pool elada, aga ise kuidagi. Külm on ju ka neil siin. Aga kliima soojeneb. No vaat jah, eks nad ilmselt tulevadki nagu need võõrliigid. Juuni oli ikka keskmisest soojem, nagu oli kuulda. Jah, ei no ikka inimesed olid ju ära surnud, päris nii soe oli. Juuli kohta veel andmed pole, aga küll see oli ka jälle soojem. Ja praegu on ka ikkagi päris soe. Muidugi juuli oli aasta keskmisest soojem, Juuni oli ka võib-olla ja august oli ka aasta keskmisest soojem. Sest jaanuaris oli ju päris külm.
Veebruaris ja ka isegi natuke külm. Jah. Et noh, see kiskus nagu allapoole, aga noh. Et ikkagi soojeneb, see peab nõustuma, jah. Hoolimata sellest, et nafta on ära põlenud kõik. sa võid ju püsti ka olla. Austusest Kaja vastu. Ma ei saa enam istuda. Siuke Ma pean seisma. häbi on rääkida Kajast. iga kord, kui võtame Kaja sõna suhu, Võiks püsti tulla. tõuseme kõik üksmeelselt püsti. Jah. No mina ei tea, minul on, suu on selle põdralihaga koos niimoodi, kas sellesse suhu üldse on ilus Kaja nime suhu võtta niimoodi? Põder muidugi on ju kliimale halb. Jah. Samas ta on juba surnud. See põder enam ei ole. See põder enam ei ole. See põder enam... Surnud ei ole või kliimale ka? Ta kliimale enam halb ei ole. See põder enam kliimale päris hea. Kaja on ju öelnud, et näiteks puude kohta, et kui puu kasvab nagu liiga suureks või mida iganes kukub ümber ja on juba kliimale probleemiks. Midagi niimoodi. Ja muutus mürgiseks, jah. Et no mis see põder on ju elule. Vana inimene ka, see on ka muutub mürgisemaks. Noored on ju nagu sellised sotsialistlikumad ja edumeelsemad. Vanad raiped, need on sellised, enne oli nii, enne oli naa, eks ole, ju ära kuulata. Jube. Ja mina olen ka seda puude juttu kuulnud, et nad puud pidid köhima, just need samad vanad, nagu sa kirjeldad, samamoodi hakkad nagu CO2 välja köhima niimoodi. Jah, et siis tuleb maha võtta kohe, jah. No mõtlen, tegelikult nad on ju eutanaasiaga on juba jõudnud sinna, nii et vanad inimesed, ja mitte ainult vanad inimesed, ka lapsed võetakse juba maha eutanaasiaga. Kui nad köhivad, nii kui köhib. Isegi kui ei köhi, näiteks on vaene, ei jõua korterit, enda läheb sotsiaalametis ja vaadake, mul ei ole kuskil elada. Väga hea, kirjutage paber. Kapslisse. Süst. Ja valmis. Ongi reaalselt, Kanadas ju toimib. Prantsusmaal vist nüüd ka hakatakse ikkagi moega kaasa minna. Kanada on nagu eesrindlik liit, aga noh, varsti on Venemaal ka samamoodi. No kindlasti, jah. Need on nagu ahvid, teevad ju kõik järgi. Kapteni Rothschildi napsi. Aga ma ei jõua ära oodata, millal meile tuleb, et noh, siin on ka ju palju selliseid. Mis see süst maksab siis? Jah, COVID ajal ju sai neid teha ju küll. Kõigile, veel mitu süst. Just, eutanaasia süsti võiks ju ka mitu teha. Ei ole raha, ei saa, mis? Ütled, et hea on ja küll nad teevad. Ühekordne investeering. No aga näed, sina ei ole seal oma seda villad kätte saanud seal Pärnu jõe ääres veel siiamaani. Halvasti läks, aga tuleb uuesti, mis halvasti, see uuesti. Tuleb järgmine see pandeemiaga, et siis saad äkki kätte oma villaga. Kindlasti tuleb pandeemia ja kindlasti tuleb parem pandeemia. Võib-olla ei jää üldse kedagi ellu. Ma ei saa sellepärast seda villat kätte. Peaasi nagu Pautsiga midagi halba ei tee, sest tema tore inimene ja nüüd niimoodi kiusavad teda seal. Teine peab, ma ei tea, üle 100 korra korrutama ühte asja ja keegi aru ei saa. Lõpetage ära vana inimene see kiusamine. 111 korda ütleb selgelt, mida ta mõtleb, kuidas ta maailma asjadest aru saab. Ja kõik ikka küsivad. Nagu lambakari vahivad seal, jälle mingi loll küsimus tuleb. Kaua sa jõuad sükstili seletada siis? Pandeemia peale ja korras. Sükksele senaatorile polegi mõkana kaikaga. Kahju, jah. Raudkangi. Võtaks kohe 2 meetrist raudtoru juppi mõlemasse kätte. Vot olid õiged ütlused. Sest ega lähemalt ei tahagi siukest lüüa. Pikk torujupp. Poodsaagiga. Need 2 tükki veel keevitad kokku oma vahet, et saaks hästi kaugelt tasada. Tuleb kurat ilma maskita kuhugi. Viikingitel olid 2 käe kirved. No vaat. Need olid kaugelt löömiseks. Aga neil olid ka pandeemiad siis või? Et see 2 meetrit. Ma ei tea, et siin Salmel siin oli maetud 40 tükki ühte paati ja 8 vist oli teise. Korraga nad olid maetud, et võib-olla juhtus selline pandeemia puhang siin. Mille käigus mõned kondid murti ja, aga noh. Kohutavad valud võib-olla. Väike inimese kondidega. Jah, pehme. Nii et selles mõttes jah, et murtud kontide süüks võib-olla ei peaks kõik ajama, et kui ikkagi kirjutada korraliku pandeemia kontole see asi, siis on ikkagi õigesse auku lennud. See hakkab ju küll, on sul kondid terved või katki, ikka sured ära. Jah, ju nad ikka COVIDisse surid. Nakkuslik nõndrameelsus või ma ei tea midagi. Seal ei ole küsimust. Kliima ka veel aitas seal. Muidugi. Praegu ei ole teada ühtegi tsivilisatsiooni, kes oleks hukkunud ilma kliima abita. Kõigil on kliimaprobleemid olnud, kogu aeg. Ja, CO2 on alati olnud ja kõik need surmad põhjustanud. Et kuidas me sellest nagu lahti saame, ma ei tea.
Või no ma tean, taha aga võtta auku ja maa alla muld peale. ja inimesed ka. Kõik. Nafta ka. Kõik nafta maa seest välja võtta ja maa alla matta. ja tuulegeneraatorid igal pool asemele. Jah, täpselt. Ilus oleks. Just. Päikesepaneelid, noh, Meil on nii palju häid mõtteid, kahjuks seal Kaja ei jõua neid kõike nagu ellu viia. küll ta jõuab kah, aga võtab aega lihtsalt natuke. Muidugi seal reaalselt on raske kõike korraga teha, teina seal igasuguseid põikpäid. Just jälle need droon. Tiibadega. See on vana mudel, see on Sauruste ajast. Aga ma ei tea, kas te mäletate, meie tegelikult, me oleme prohvetid, me rääkisime juba Paides ühe korra, kui oli arvamusfestival. Seal kõrval oli niisugune väiksem arvamusfestival, mida Kalle Grünthal korraldas. Ja siis me juba rääkisime sellest, et sõjapidamine droonidega oleks kliimale kasulik. Et siis meid võeti kuulda, et me peame ikkagi rohkem rääkima. Et Ja mõtled küll, et räägid ja midagi ei muuta, aga kõik muutub. Just. Palju sellest on sellest on 4 aastat tagasi rääkisime või oli 5? Umbes nii, jah. Ja tegelikult ei läinud ju kaua aega mööda. Ei läinud üldse. Kas polnud sõdagi vist veel? Ei olnud, sõda ei olnud veel, jah. Ei, oli vist ikka algusjärgus oli. Aga nad siis veel rumalalt pidasid veel ikka mingisuguste haubitsatega. Siis on mingid tankid ja värgid olid veel, jah. See oli mingi siuke eelmine sõda oli, see polnud see sõda veel. Nojah, ei olnud päris õige veel. Aga need inimesed õpivad, isegi sõjaväelased õpivad. Aga siis me peame jätkama oma tegevust, lihtsalt midagi ei ole teha. Peame jätkama. Tahaks kohe nagu ühe hea mõtte öelda niimoodi, et ei maksa meelt heita, et isegi kui algab sõda tankidega, lõpeb ikka droonidega ja kõik on hästi. Et mõni inimene, muidugi saab surma. Kliimal on jälle aga siis ei ole vaja teha neile eutanaasiat, ka kopikas kokku hoida. Et niikuinii eutanaasia on plaanis. Ja kui sõda jõuab eutanaasiast ette, see ei ole halb. Ütleme, et see on lihtsalt eutanaasia eesmärkide saavutamine poliitiliste vahendite. Just, ja kui tuleb pandeemia. Meditsiiniliste eesmärkide asemel on sõjalised. Aga ma ei tea, kas me ennustame seda järgmist sõda ka, et pakuks välja, et järgmine sõda võiks toimuda kivikirvestega. Või nende kirvestega. Ei, need kirved tulevad hiljem, see on ülejärgmine sõda, aga järgmine sõda äkki kivikirvestega. Milleks inimesel hambad on? Küümed. Ei ole vaja üldse nagu kivi raisata. Miks üldse inimesed? Selles mõttes, et meil on ju praegu tehisintellekt teeb ju põhimõtteliselt kõik ära. Miks ta siis nagu sõda ei või meie asemel pidada? Jah, kui ta saaks veel küüned ja hambad kasvatada tehisintellektile. Siis... Aga arendus käib. Igasuguseid huvitavaid... Me oleme jõudnud tõele lähedale, et nii see läheb. Ei ole nagu Terminaatori filmis, et eks ole, tehisintellekt juhib roboteid ja tanke ja droone. Ei, küüned, hambad, see tehnoloogia. Klassika. Just, ja inimesed on mulla all. Maa sees, vaatavad pealt. Võib-olla ka ei vaata, aga või mõni vaatab. Julgem. Aga see ei olegi nii tähtis. Isegi kui jääb mõni inimene alles, mis tähtsus sellele on? Ja kliimale täna midagi ei tee. Ja robot teatavasti, mis see saab kliimale halba teha? Ei tee. Aga mis me teeme? Vaatame, meil on seal mingi Ukrainast on võidukommid ka. Need on mingi. Tuleb neid kirvega avada. Ilmselt küll, jah. Kirvega muidugi, kuidas? Ja siis nii, lihtne töö, kui on head tööriistad. Drooni mürsuga saaks ka, aga... Nii, aga siis tutvusta, mis... Me laseme nüüd ringi või vaatame, ma ei tea, nad on igatahes on nad mingi eelmise kommunismi karvaga. Punased on nad küll ja väga ilusad. Punased kõdi, ukraina keeles kõdi Tšervone. Peale on kirjutatud vaatajatele ka? Siidni kõdi Prometei, ida kõdi Prometeus. Mis jääb ida poole Ukrainast vaadates? Venemaa. Ei, miks sa seda ütlesid? Venemaa. Ida Prometeus. No Prometeus oli iseenest üks paras kõdi masurikas ja kõdi kaabakas ju. Oli varas. Varas oli, ta varastas kõdi jumalata käest tule ja tõi inimestele. Jah, oli tükka masurikas, jah. No aga vaata, need on ega see sama, need kõdi ida poole, need Prometeused, ega need on samasugused kõdi masurikad ja kõdi vargad ja vaata, kus nad kõdi oskavad sul varastada. Meie maksud kõdi lähevad nagu niuh ja nauh kõdi, nagu musta auku kõdi. Samas ikka see madin käib. Vaata, kui raha antakse liiga palju. Näiteks, eks ole, sõjaks on vaja võib-olla 1 miljon, aga sulle visatakse 50 miljonit. Sa ei hakka raha ära põletama, sellepärast, et vaja ei lähe. Sõpradele, endale. Midagi mõtled ikka välja.
mõtle, meil oleks siin raha täis see laev. Ega siis No, oleks apuks põhja ei siis. läheks ja midagi ikka lõpuks mõtleme välja. jah , Ukrainas samamoodi, raha lõputult. Mis me teeme? mina Hommikul hakkavad mõtlema, no mis me täna teeme. nägin ühte nimekirja, kus nad olid teinud väga geniaalse asja, mis nagu võiks ka Eestis teha. Eestlaste raha eest muuseas, nagu me oleme väga tublid, oli tehtud sõja- ja kliimakindel jalgpallistaadion ukrainlastele. Et ma oma silmaga kahjuks ei ole näinud. ühesõnaga kliimaga võib täitsa pihta saada. No aga iga päev ju saame. Et see on ikka päris õudne. mis materjalist siis puhas betoon või? Ma tahaks ka teada, ma kahjuks jah, oma silmaga ei ole näinud, aga see võib olla Kui ta huvitav. ikka kliimakindel on, siis ta ikka millestki peab olema. Nojah, või on siis nagu lollitad. Oled sa kindel, et see ikka staadion ehitati või lihtsalt kirjutati lehes lugu, et meil on nüüd staadion? No ma ise mõtlen ka, et võib-olla see on nähtamatu, et see on nagu see kurikuulus Toskaana juuksenõel. Jah. Isegi kliima ei Ja, leia üles. ja katsu sellele drooniga pihta saada siis, eks ju. jah, kõige odavam molekul oli see tarbimata jäänud. Tarbimata molekul on kõige kõige odavam. kliimakindlam staadion oli ehitamata jäänud. Just, jah. Ja keegi ei tea, kes võistluse võitis. Küsi õigelt inimeselt ja mõtle. ja see, et rahad ära läksid, siis on korras. Kliimale parem. Ma ei mäleta, mis see maksis täpselt, selle pealt oleks ka võib-olla võimalik ennustada, et milline Üle ta siis 100 täpselt on. millita vist ei saanud olla, sest Ei, ma ei usu, jah. aastas rohkem me nagu ei anna vist. Väga võimalik, jah. No relvad ja need on eraldi, mõtlen see sulli läheb sinna või no nagu Ja mingite- raha kujul umbes. Projektide jaoks, jah. Et vaevalt nad mitu aastat kogusid seda, et teha 300 miljoni Kivijaamale ehitati. staadion. Aga mine tea, ega võib-olla kurat selle 100-ga ei ole mitte midagi teha. Oleme kõrvale, kogun veel 3-4 aastat. Siis saab staadioni teha. Jah. Võimalik. Aga no see paat võib ka ju öelda, et see on sõja- ja kliimakindel, et noh, Aga mis ei oleks? kõik. Mis see kliima sellele siis nii väga teeb ja. No millal see kliima üldse nii väga midagi teeb? Ega mõned inimesed on ikka ära surnud. no Hispaanias pidid ju inimesed, vaesed hispaanlased asfaldi peal kõrbema. et vett üldse ei ole ja Jürgen Ligi ise ütles nii. Ja niidetud muru pidi olema sama Nagu soojusallikas kui asfalt, jah, et see, et noh, kui niidad, siis see on ka kliimale ikkagi väga halb. Ja ka sõjale vist. no õnneks enamasti ei niideta enam linnades vähemalt. Ja õnneks küll, jah. Ja see kliimajuttu praegu väga nii ei usuks koodi, sest noh, et mul on siuke tunne, et täna on siin 1. august juba. Nii et varsti peaks see kliimaga selleks aastaks korras ja valmis olema. Et see kvoot on täis. Jah, aitab küll. Aitab kliimast selleks aastaks. Okei. Ma arvan, jah. Homme ilma ei tule. Ja mõistlik. Aga noh, kui nüüd minna nende samade, ütleme, nende punaste kommide juurde, et Prometheusega, noh, ta pane niisama ta see, ütleme, mütoloogiline kangelane, vaid noh, Prometheus on tänapäeval ka tegija. On ju need mingid küberluure programmid, mis on ka kannavad Prometheuse nime. Oota, mis see kõvem? Ega ma, kus mina tean, mis nad teevad? Halba ikka ei tee. Eks nad kellelegi mingit moodi kratid on ja midagi nad varastavad ja kokku tassivad, on ju. Kui nad on varga nime kannavad, siis nad peavad midagi varastama. Aga no mis see nagu see kõvem pidi olema? Oota, mis see kõvem? Palantir. Ja. Sarja raamatutest. See on ka, jah. See on kõike nägev silma torni otsas nõia all. Noh, et noh, ega nad kõik on, kas nad peavad kõike nägema, kõike teadma või teine asi on see, siis nad jälle oskavad varastada, nii et noh, ega nad on kõik head tegelased ju. Ega pahad nad ei saa olla, aga pahad nad vaevalt teavad, jah. Aga kas siis on selles midagi halba, kui keegi hoiab sul silma peal kogu aeg, et noh... Hoolitsev ema ju ka hoiab sul silma peal. Ta ei taha, et sinuga midagi paha ju. Ei, muidugi, noh. Väikest last ei lase ju ronima kuskile palju ääre peale. Mis see teeb, eks ole, peab ikka vaatama. Minu meelest meile, kui pandi need illegaalsed mingid kaamerad, millega just kui vaadati neid, ma ei tea mida, autonumbreid või asju. Seletati ka, et sellega vaadatakse, kui vana inimene kukub maha, et siis kohe läheb eriüksus kohale, aitab vanakese püsti või matab maha, kuidas siis vaja on. Vastavad vajadusele, jah.
ma ei ole teada küll, et ühtegi vanurit oleks püsti aidatud kunagi. No nad teevad seda head, lihtsalt nad ei promo seda. Nagu vabamõõdlased, nemad ka salaja teevad head, ega nad ei ütle kellegi, ei taha, et keegi teaks, ega politsei samamoodi. Võib-olla on tuhandeid vanureid püsti aidatud. Nad on lihtsalt nii tagasihoidlikud, nad ei räägi sellest. Nagu mitu pikali vanurit sa näinud oled? Pole näinud ühtegi. Kõik on püsti. Timur ja tema meeskond. Täpselt. Selles mõttes võib-olla, ma ei tea, mis asju selle... Aga kui nad sulle natuke nagu varastavad, sellest pole ka hullu mida. Mis sa ise oskad teha oma andmetega? Kas sul kahju on või? Mõni ei tea oma isikukoodi, aga nemad teavad, nad küsid. Mina käisin, nemad teavad. Ka ausal inimesel ei ole midagi vaja. Täpselt, ma pidin ütlema, aga ausal inimesel polegi midagi varjata. No ja kui juhtub, et kutsutakse kuskil ülekuulamisele, siis on ju teada. Ma ei pea hakkama ise välja mõtlema, mida ma 2014. aasta kolmapäeval mingi kell 5 tegin. Kes ka ei suuda meenutada, mis see võis olla, aga nemad teavad, ütlevad sulle. Ja siis võib-olla ei olegi vaja piinata või piinatakse vähem. Jah. See ei ole halb variant. Kus see on halb olnud? Superluks. Piinamine hea pole. See on huvitav. Mõnel hakkab meeldima ka võib-olla. Laseb endal mõned jäsemed küljest ära lõigata. Aga mis me siis teeme? Nüüd varsti hakkame. Ei hakka piinama. Nüüd see kodi. Rahumeelsed inimesed. Rootsi rannik hakkab siin nüüd paistma varsti. Nüüd kas valmistume ka siin juba? Mul on mõõg teritamata alles. Valmistame ka lahinguks ja? Noh, kui juba läheb, siis juba läheb. Teeme nüüd viimased napsid veel ära. Ja siis on see, et palju me neid vange võtame siis täna? Palju meil on mahus? Sa ütlesid 20, et siis me mingi 15 tükki saame ikka võtta. See on nüüd niimoodi, et igasugune arvuline hinnang osutub alahinnanguks ja paneme need siia köiega siis otsaga siia taha kiilu vette ujuma. Äkki neil on oma paad? Vaata see, millega vaata siin ütleme Eestiline rannarahvas ja kogu aeg oma neid lambaid ja laidude peale suveks vedas ju. Kuskilt mingi siukse paadiga sinna sappa veel, vaata niisugused kuurid, vaata sellised. Miks paadi? Ukse peal. No, plangu peal veame. Siktuna ukset. Võtad vangid, uksnööriga paadi taha ja vang sinna peale. Küll nad sealt kinni hoiavad. Nad ise hoiavad, ma usun ka, et hoiavad. See on tema mure. Ja meil on siin turvaline vesi, siin on hülged pidid olema. Tegelikult ma sain aru, miks nad selle siktuna ukse sealt ära vedasid. Täpselt selle pärast. Rahu majas. Jänes huvitavad asju tuleb välja. No lõpuks ikkagi jõuame tõe jälile. Jälle on näitud ajalugu. Ega see ajalugu ongi ju, et need ajaloolased ise ütlevad, et ajalugu ongi ju tegelikult ju faktide tõlgendamine. Ajalugu pidi olema see daam, kellega ajaloolased teevad seda, mida nad tahavad. Ja siis võime meie ka teha. Sest nagu ennem selgus, me oleme kõik ajaloolased. Kes ütles, et ei ole? Jah. Aga mina saan aru, et nendel põgenikel on paadid olemas. Soros on need ju kenasti neile andnud ja neil pidid olema ka mingisugused krediitkaardid, mida ma ei tea, kui võib-olla see PIN-kood neil välja pinnida, siis me saame selle paadi raha täis ka. Mina arvan, et siis saab meil kõige raskem ülesanne saab olema selles, et Nad ju maksavad üleviimisest. Vaja pinni teada saada, ise võtab seal raha ilusti välja. Palju vaja? 5000, 6000, 10 000. Siis saab kõige raskem ülesanne olema, kui meil hoopis see, et kui paadid on olemas, kui raha on olemas, kõik on olemas. Me peame suutma neid ainult veenda, et nad Tartu vanglasse tuleksid. Mingid head argumendid peavad olema, et nad tulla tahaksid. Muidu võtab politsei kinni. See on üks hea koht, kus politsei kinni ei võta sind. Keegi ei oska otsida. Ja nagu kui sul enam raha ei ole ja paati ei ole, kus ikka lähed? Ikka Tartu vanglas. Süüa antakse, peavari on olemas. Täpselt see häda on. Koos kamraadidega saad istuda seal, mina ei tea. Midagi paremat ei oska tahta. Jah, kliimakindel ka, sõjakindel ka enam-vähem. Kindlasti sõjakindlam kui mõni Rootsi hütt. Jumal küll, ma ei ole küll käinud, aga ma olen kuulnud, et seal on ainult kardinad. Jah, kes teab, mis seal tänapäeval, kas seal üldse enam midagi on. Mis teeme? Me tõmbame täna nagu need otsad kokku. Ega me ei jõuaks Kaja Kallase suurust ja
panust nagu ära kiita, ükskõik, kas me siin võiksime Ameerikasse sõita või Prantsusmaale, ikka tuleks ajast. no minule meeldisid need elektrimolekulid kõige rohkem, ma sain täna siukse siraka, et võttis kohe külili maha. Nii et täitsa olemas, tõestatud. Said oma sõrmega katsuda elektrimolekuli. Ja isegi lausa 2 korda. Aga see oli, ütleme, ikkagi mingi rohelised molekulid või fossiilid? Ta oli üsna siukse loodusliku koha peal. Tuulik, paneel, ei tea. Võt seda ei pannud tähele, aga tundus väga siuke looduslik keskkond. Väga hea. Pall ja jalu oli ka väga mõnus. Nojah. Aga niidetud või niitmatu muru peal olid? Ikka niidetud. Äkki oli ikka rästik. Äkki oli rästik siis ikka. oli kliima. Või rästik. Aga väga head molekulid olid. Tuleb Kaja tänada? Või... No muidu ei teaks. Mõtled, et niisama elekter. Jah, tühi paljas. Aga siis Nojah. ütleme, et kõik, mis ma võiksin öelda, ei suuda väljendada tunded, mis mind valdavad, kui ma Kaja Kallase nagu headuse peale mõtlen. Kaja armastab teid. Kõiki. Terviseks. Kaja. Armsad inimesed, palun laske kaitsesüstida nii end, aga eriti oma eakaid lähedasi. Noh, nagu lambad umbes, et karjus ütleb, minge sinna, kõik lähevad.